Tere tulemast vaatama võrkpallijuttude teist saadet. Seekord on fookuses meie rahvusmeeskond, kes lõpetas 6-nädalase treeninglaagri kontrollmängudega Aavo Keele juhendatava Läti vastu. Uus peatreener Cedric Enard rääkis oma esimestest muljetest omapärase suve järel. Koondise tulevikumehed Alex Saaremaa ja Albert Hurt avaldasid, milliste eesmärkidega nemad meestekoondises treenivad ja kui keeruline oli kogenumate mängijate ja treenerite nõudmisi täita. Saate kolmandas osas saab sõna Aavo Keel, kes peab koroonapandeemia tõttu väga keerulises olukorras valmistuma EM-valikmängudeks. Peatreener Cedric Enard tõdes, et suvi oli omajagu kummaline eri põhjustel. Plaanid tuli ringi teha, mitme kogenud mehe eemale jäämise tõttu sai ta aga rohkem tähelepanu pöörata noortele. It was a strange start with the national team because first of this COVID break because actually we planned something else and to compete in this Golden League but we had to change the plan, but like all the national teams it was the same situation. In another side I started to work and to discover the younger guys, so there is positive and also negative. About the young guys, what would you say? Alex, Albert, they are the youngest, but also Vibu is quite young and some others also. There are some young talented players, and I think now the next step for them is, because they are interesting for sure for the future of national team, they have to be they should understand now that they will have a role to take in this national team, and they have to take first to learn close to older guys like Christo, like Aga, like Yuku. These guys, it's interesting to be with them, but then they should also understand that they will be the future of national team, and to take more and more responsibilities, because the potential is here, and now you just need to work and to learn from the older guys, and it's just question about process, about time. So just be focused on the game, watch out about their decision about the career, where they are going to play as well, to compete on the highest level as possible. But future is interesting, I think, for the national team. Pigem kinnistelt eestlastelt ootab peatreener trennis vallimat häält ja enesekindlat suhtumist. Tavaelus on eestlastega suhtlemine tema sõnul lihtne. It's more about the body language, about the attitude on the court in practice, and because I don't want to talk about French school, but my way of practicing and being on the court, and even when I was player, was more with more emotions and to show something. So for sure you spend energy, but if this energy stays inside the team, then you build something really strong and positive. This is my opinion about this. Prantslasest juhendaja oli mängijana üliemotsionaalne, ent püüab treenerina pigem rahulikku joont hoida. It's strange because if I look like calm, I can promise that inside it's like a big storm and big. But I worked a lot on myself. When I started to be coach, I was still a player, I think. Okay. So you yelled at them? And I was yelling, and I didn't understand why, and because I was still focused too much on myself and about my feeling, my emotions, and not enough about the players. And then when you have to manage the team, I think that you have to understand, for sure each player, but in overall for the team. And I think emotions has to come from the players first, and then from the coach, or maybe even nothing from the coach. But this I cannot. Sometimes I have to be like on fire. I need to give something to be more calm then. But I love when emotions come from my player on the court. Enard on varasemalt palju just noorte mängumeestega töötanud. Ta tunnistab, et kui on ühte asja mitu korda rääkinud, aga tulemust ei näe, teeb ka vallimat häält. After a few repetitions I cannot stay calm. I cannot keep my calm. I'm used to work with the young players. In France I started in Toulouse, first with the under 23 and then professional team, but I always built my team in Toulouse with the young players. So I know what is repetition. I know that it's part of the job.
you have to repeat, you have to. Eelmisel klubihooajal Bigbank Tartus olulist rolli mänginud koondise 2 noorimat liiget, nurgaründaja Albert Hurt ja tempomees Alex Saaremaa loodavad tulevikus ka koondises põhimeesteks kerkida. No selline mingil määral ka meeldiv üllatus, et sai selle nimel tööd teha ja eks see hooaeg näitaski, et kuna tähtsaid mänge ei olnud tulemas, et siis on hea võimalus ennast näidata ja selle nimel pingutasin ja tulemus läheb. No Oliver Lüüts pelistas mulle. Muidugi ma ennem nagu, ma lootsin seda kõnet nagu, et sellest eelmine aasta ma olin nagu põlveoperatsiooniga väljas suvel, siis ei olnud nagu variantigi, aga see aasta nagu ikka loodad ja see tuli, siis oli nagu päris hea meel. Kontrollmängudes rünnakul üheks edukamaks kerkinud Hurt ja samuti korralikult mänguaega saanud Saaremaa jäid koondise perioodiga rahule. Aga pigem jääb ikkagi rahule, selles mõttes kõik on nagu tore olnud ja Soomes läks hästi, siiamaani on Lätiga hästi läinud. Et jaa, et nagu Albert ütles, et kõik on siiamaani hästi läinud, et need Soome mäng oli hea esimene selline kogemus, närve sööb ka mingil määral ja eks on see Tartu mäng ka, et kas ta just kõige paremini läks, et oleks saanud ikkagi juurde panna teatud kohtadest, aga lõppude lõpuks võib isegi rahule jääda, ütlen. Kui närvis see eilset mäng olid, üks treener vaatas sind seal soojendusel, et oleks päris närvis? No veidi ikka, et juurde oleks saanud kindlasti ka, kui oleks fännid koha peal olnud, et siis oleks see nagu next level, aga noh, eks see ongi see, et kuidas kellelgi, et mõni tunneb närvi rohkem ja mõni vähem, et... Ja kuidas see tavaliselt on? No... Pigem oled siuke suurem närvitseja või oled pigem rahulikum? No võib-olla pigem rahulikum klubihooajal, aga nüüd ongi see, et kuna koondis esimest korda, et siis on ikkagi suurem see, et tahab ennast hästi näidata ja nii edasi. Mängu algus ikka on natuke siuke ärev, aga siis kui hakkad juba tegutsema, siis ei suuda närvitsemise peale mõelda, et siis on nagu vaja tegutsema. Aga siis, kui oled näiteks kastis ja kui öeldakse, et ole valmis midagi, siis on ka nagu see. Ja siis hakkad liigutama, lähed sisse, siis on nagu okei. Et väga mingit hullu närvi ei ole. Pigem ongi see, et kui sa mängu juba sisse lähed, siis üldjuhul kaob ära, et siis tuleb adrenaliin ja selline fookus sisse, et see ongi just nagu enne mängu. Et mis saab, et kuidas kellegi. Mida noortelt tulijatelt trennis ja mängudel nõutakse? No jah, kuidas ma ütlen, vanemad nõuavad kvaliteeti ja sama ka treenerid. Et Andri Aganits on meil siin suur ütleja, et kui millestki aru ei saa mingis ülesandes, et siis ikka seal mõni terav kommentaar tuleb, aga no ega see halba ei tee, et sa peadki olema fokusseeritud trenniks ja pead kvaliteeti näitama, et kui sa Eesti rahvuskoondises juba oled, et siis ega siin, kuidas ma ütlen, negatiivsed puutud väga ei kannatata. Nõutakse ja kui teed hästi, saad kiita ja nii nagu olema peab. Milline on uue peatreeneri käekiri? Tema on see keskkond, kus ta tulnud on, seal on üldjuhul ainult kvaliteet ja ta eeldab ka seda koondislast. Ja kui seda suudata siis välja tuua, et siis ongi, saab kui karmimat sõna, aga see on pigem on seda karmi sõna nagu raske välja saada. Tegelikult ikkagi üritab nagu pigem seletada rahulikult ja niimoodi. Aga kui ikkagi asi väga käest läheb, siis saab ka paar karmi sõna. Koondise itaalasest üketreener Mirko Fasini kutsub mängijaid vahel ka loodriteks. Millised on Saaremaa ja Hurda kogemused? No seal on see, et kui sa ei tee asju korralikult, nagu tal on oma nägemus, kuidas sa teed asju, et siis ja kui sa ei tee nagu ilusti ja ei mõtle väikestele nüanssidele, mis seal harjutuse tegemise juures oluline on, et siis tuleb küll ja mõnes mõttes ka karistab sellega, et näiteks lähed sügav kükki ja siis ta käsib sul seal oodata. Et sealt sätib samal ajal, et see on selline omamoodi karistus.
Aavo Keel ja Läti treenivad sel suvel eesmärgiga pidada EM-valikmängud augusti lõpus Küprosel. Nende alagrupp on seejuures ainus, kelle mängud ei ole hetkeseisuga lükatud järgmise aasta jaanuarisse. Keel rääkis ka Eesti koondise koosseisust ja uuest juhendajast. Koroonaviiruse tõttu ei lubanud ta oma mängijaid Tartus olles hotellist niisama väljas käia ja ka Lätis liigutakse sisuliselt vaid elukoha ja saali vahel. Meie ei saa nagu sellist riski võtta, et kui keegi meil nagu haigeks jääb, et ma olen aru saanud, et Läti riik reageerib väga jõuliselt igasugustele puhangutele, igasugustele haigusjuhtudele, et kui siin 2 Läti ratturit käisid siin Eestis ja Leedus ja kus nad selle mingi tuuri tegid, siit ühepäevased võistlused igal päev olid, et 2 tükki läksid ja sellele järgnes mingi 11 haiget seal Murjani koolis, et seal vist hakatakse kooli kinni panema lausa mingiks ajaks ja neid kontakte kõvasti selgitama ja siin mingi mõned nädalad tagasi oli äkki mingi Kulbene piirkonnas mingi puhang, kus oli 20 000 inimest selles piirkonnas üldse nagu elab. Kas nakatus, ma ei tea, 8, 9, 10. Et seal ka väga jõuliselt nagu taheti juba, et sulgeme kõik, et Läti nagu väga resoluutselt neid asju nagu jälgib ja sellepärast, et kui meil keegi peaks nagu haigestumas, ma arvan, et meid lükatakse kogu võistkond 14 päevaks rahulikult kinni ja siis on nagu suured probleemid kohe kindlasti. Meil on niisugune suht, kus pooled elavad kodus, pooled elavad siis seal ühes sellises suht eraldatud kohas, kus meil on saal ja jõusaalid ja kõik on ühes majas, et me nagu väljas sealt nagu ei käi, et ainult põhimõtteliselt lõuna-õhtusöögil, eks on, et aga seal on ka need igasugused abivahendid olemas, et seda nagu oleme püüdnud jälgida ja tundub, et me alles hiljuti enne Eestisse tulekut tegime testid Robini palvel ja need olid negatiivsed kõik, et siis oleme püsinud küll praegu. Milline on hetkeseis ees oleva turniiriga? Olukord muutub ju pidevalt. Kuidas nüüd Küpros suhtub Hispaaniasse, Moldaaviasse, seda meie nagu ei tea, et see on nagu seal kohalike võimude otsustada, et kuidas see testivärk ja kuidas need asjad, ma eeldan, et seal nagu tehakse või nõutakse, et on kaasas ja ma eeldan ka koha peal nagu tehakse, sest et hetkeseisuga ju Hispaania, Moldaavia on ju nii-öelda meie mõistes punases, et nad peavad seal mingid abinõud nagu kasutusele võtma. Mis saab Keelest, kui Läti peaks valiksarjas ebaõnnestuma? Selles mõttes ma arvan, et see on jälle Lätile üks suur võimalus ja eks ta minu enda isiklikust seisukohast ole ka, et ega meil on ju Läti liiduga selles mõttes selge kokkulepe, et kui me nüüd edasi ei saa, et ju ma siis pole ülesandega hakkama saanud ja siis polegi nagu, siis tuleb uus inimene vaadata, et nii lihtne see spordis ongi. Keele sõnul on vähese info põhjal Eesti koondise juhendaja käekirja raske hinnata. Koondise koosseisu osas leiab ta, et seis pole sugugi halb ka mitme puudujaga. Tõenäoliselt ta lubab mängijatel natuke rohkem riskida, et võtta, kui me räägime servist, et võtta servil natukene rohkem nagu riske, et otsida näiteks, et lüüa tugevalt näiteks teatud, et ma löön pikipiiri tugevalt seda servi on ju, või ma löön seda mingisugust lühikest sinna teatud positsioonidele ehk teha otsuseid ja minna proovida neid nagu siis nagu nii-öelda täita või ära teha nagu mängijal individuaalselt, eks on ju. Et aga ühesõnaga ma arvan, et ta nagu annab mängijatele nagu vabadust teatud näiteks võib-olla rünnakulgi, et kui on vastasel on niisugune korralik 2. plokk või 3. plokk on ees, et võib-olla tema äkki alati ei nõua seda, et jätame palli mängu ja ootame teist võimalust või püüame kuidagi selle plokist tagasi võtta. Võib-olla ta lubab rohkem mängijatel nagu riskida, otsida, ma ei tea, minna võitma seda punkti, eks on. Number 9 panen seda, et keda ei ole, kes oleks kõvasti aidanud, kindlasti Robert. Et see oleks nagu kindlasti kvaliteetni ja niisugust, tähendab. Et seal on vahe, kas Robi on või pole? Jah, kas Robi on või ei ole, eks on ju. Gert, tõenäoliselt on ka veel vahe, aga eile oli Markus natukene mitte agressiivne seal oma tõstetega, Viiber tuli, oli agressiivsem ja see Eesti rünnak hakkas paremini laabuma, kuna nendel servi vastuvõtt oli nagu väga käes, ehk et 2 peale Markus ja Viiber mängisid selle, mina julgen öelda, et selle Gerdi koha täiesti ilusti nagu ära ja nurga tõste tempo, kiirused,
seda peab hakkama mõõtma, et kes see nüüd kiiremini tõstab, kas need kaks või Gert on ju, et aga Gerdi fenomen on loomulikult see, et noh, tema on autoriteet, eks see mentaalne pool, et sellega tõenäoliselt jah, Gerdi seda mitte olemist, et ma arvan, see on võib-olla see kõige niisugune psühholoogilisem asi, eks on ju. Noh, tempomehed, keda ei ole, et seal ma arvan, üks päev on Aganits parem, teine päev Tammemaa parem, üks päev on Kreek parem, teine päev Treial parem, seal ma nagu niisugust väga niisugust ei oskaks küll nüüd öelda, et Ardo ja Timo puudumine oleks mingid jälgi jätnud, seal koondis kvaliteedilt kindlasti nagu ei kaotanud. Ma arvan, et Cedric sai kindlasti enda jaoks selle suvega, noh, mis nad on siis mängivad nüüd 5 niisugust enam-vähem täismängu ja üks niisugune 2 võistkonnaga mäng Soome vastu veel, et ma arvan, et parim võimalik, mis nagu selles olukorras ja selles suves nagu Eesti koondis nagu välja pigistas,